tere tulemast vaatama Esiili nädalaraportit number 3. Ja täna räägime teile 3 asjast. Tänasteks teemadeks on Esiil võrreldes teiste lahendustega turul. Teise teemaga on hea meel teatada esimest advisory boardi liiget. 3. teema on see, et meil on üllatus. Aga ennem seda räägime esimesest pommiga liitujast. Nii et vaatame kõike nüüd täpsemalt. Kui sa oled valimas omale MRP süsteemi ja kaalud kas Esiil, pomm või siis võtta hoopis midagi muud, siis ma tean seda raskust, see tähendab seda, et sa kaalud kõiki erinevaid variante, vaatad, mis on parem, mis on kehvem, kust on parem, mis on mulle oluline. Ja tead, see on suur töö, see on omaette töö, tead, vahest on tunne, et selleks on eraldi inimest vaja lausa, kes seda teeb. Aga meie tegime selle töö lihtsamaks ja kuidas ja mida me tegime, sõna läheb üle Siimule. Jah, tõsi ta on. Minul on selline hobi, et ma vahetevahel tahaks midagi oma enda kätega ära teha. Ja ma teen siis erinevaid tooteid läbi erinevate tootmistarkvarade. Ja mis mulle siis selle jooksul silma on jäänud? On silma jäänud selliseid lihtsamaid, minimalistlikke disaine, vähem valikuid, aga ka selliseid, kus on rohkem nuppe, rohkem võimalusi, aga ka rohkem infovälju, sest mida rohkem, seda uhkem, kuid ka midagi väga klassikalist, mis paljudele kindlasti toob vahvaid mälestusi nii aastakümnete tagusest ajast või ka lausa lapsepõlvest. Ja ka midagi sellist, see küll on Winamp, aga ega nad väga palju ju üksteisest erinevadki, tootmistarkvarad ja Winamp. Oli see üks vahva mälestus ühest nädala koosolekust, aga kui sul on küsimus, et mille poolest Esiili pomm siis erineb teistest tarkvaradest või kas Esiili pomm meenutab ka Winampi, siis selle jaoks vaata veebilehele www.pomm.ee ning sealt saad vastused kõigile oma kõige põletavamatele küsimustele. Teise asjana räägime siis sellest, et mida me eelmine kord mainisime, on see, et me paneme kokku advisory boardi, mis tähendaks seda, et inimesed, kes on next level mingisuguses teemas, konkreetses valdkonnas ja esimene liige on meil liitunud. Mul on hea meel tervitada meie esimest Esiili advisory boardi liige Mihkel. Tere Mihkel! Mul on väga hea meel olla esimene advisory boardi liige. Küll räägi mulle, et miks sa otsustasid liituda? No sellepärast, et kuidas see oli, et kui me äkki eelmine suvi esimest korda vestlesime, siis meile tundus, et meil on siuke maailmavaateline nägemus äriajamisest ühesugune ja samas teie äri on põnev. Ja mul on ka ilmselt väärtust, mida teile pakkuda, ma arvan. Me kõik tahame projekti tootmistest teha ägedaid, suuri, vingeid, välja tulevaid projekte, mida me saaksime oma klientidele näidata, milles me oleme üliägedad. Seega vaata näiteks ühte video, mida Estank on teinud, kus ta näitab, kus nad toodavad ühe mahuti, mille pikkus on 38,5 meetrit, mis on nagu 12 korruseline maja. Ja kui sa mõtled, palju see asi kaalub, kui sa vaatad seda logistikat, mis seal käib, siis see kaalub 195 tonni. See on umbes 20% sellest, mis on täna pommis metallina läbi käinud selle 185 projekti peale. See on umbes, kui me sõiduautot paneksime kõik kokku, see oleks umbes 108 sõiduautot. Nii et sellise projekti läbiviimiseks, korraldamiseks, tootmiseks, organiseerimiseks, logistikaks on kindlasti vaja next level know-how'd ja mul on hea meel, et Mihklil on see kogemus, kuidas siukseid suuri asju teha ja mul meeldib, et Estank on läbinud ka transformationi, tulnud digitaliseerimata maailmast, digitaliseeritud maailma ja on näinud selle efekti reaalselt ettevõtte tulemustes ja igapäeva tegevustes. Ja see ongi see, miks Mihkel on meiega. The best kind of prize is a surprise. Mul on hea meel, et pommiga on liitunud esimene klient, kes tuleb meiega selle teekonna kaasa ja mul on hea meel teile seda tutvustada. Kogu selle asja tootmine on see, mida te toodate siin. See Eesti osa on nagu üks osa suuremast nagu grupis, siis on õigesti ära, jah?
okei. Et alates eelmist aastast oleme, meie enamusaktsioone on Communications and Power Industries, CPI. Et Euroopas me oleme tegelikult üldse, ei ole nagu uuel emafirmal ei ole Euroopas palju üksusi. Inimesi on emafirmas 4 või 6 000 inimest. Mitu projekti korraga te siis tootmist läbi lasete umbes nagu? Me ei tahaks seda arvu hoida suuremana kui näiteks 10. Aga reaalselt ikka vahepeal tekib see, et kui meil projektid jäävad venima, et siis tegelikult ikkagi kipub olema, et läheb see arv suuremaks. Aga samas siis tekibki täpselt see keskendumise ja ümberlülitamise ajakulu. Et seoses ägedatega oleme tootnud siis 7 Galileo satelliitide juhtimisantennidest. Ja nendest oleme tootnud meie siis 4. Sul telefonis on ju GPS, Galileo, GLONASS positsioneerimissüsteemid. See on erinevad ja Galileo on Euroopa oma. Kus see nagu julgus nagu tuli või miks? Kas see oli julgus? Võib-olla see oli hirm. Me näeme nagu seda, et niimoodi asi nagu toimida ei saa. Me arvame, suudame asju juhtida selles suunas, kui me tahame. Ja ongi, et praegult te veel olete sobivas suurus meie jaoks. Kui me oleksime teie 100 esimene klient, siis me ilmselt ei saaks seda, mida me ise tahame. Ja samamoodi teie oleksite meie jaoks liiga suured. Et õige ajastus. Jah. Lähme järgmise teema juurde. Ja viimasena bonustrackis on meil üllatus, nagu eelmine kord lubasime. Ja selleks, et seda üllatust teile tuua, anname üle sõna Hannesele. Selle nädalal saime me kokkuleppe inimesega, kes tuleb meie pommi juurutajaks. Ja inimeseks on meil Jaak. Jaak, äkki räägid mõne sõnaga enda taustast ja plaanidest? Ühesõnaga, mina olen eluaeg olnud metallitööstuses ja õppinud masinaehitust. Alustasin oma karjääri siis Viljandi metallis VMT tehastes. Väga hea, sellepärast, et kogu meie pommi lahendus on VMT põhjal üles ehitatud. No täpselt. Ja seal olin circa 5 aastat tehnoloogia osakonna juhatajana, tehnoloogina seal alustasin ja arvan, et tean nagu metalli töötlemisest nii üht kui teist ja ka kõik järgnevad ametikohad kuni tänaseni on olnud siis tihedalt seotud nagu metallitöötluse ja metallitööstusega. Vot, selline inimene liitub siis meie tiimiga alates juba veebruari keskelt ja pommikliendid, olge valmis. Tšau! Aitäh Hannesele ja Jaagule. Mul on selle üle väga hea meel ja minule alati meeldib, kui me mõtleme miks peale, why. Ja why on see, et pomm on meie kõige olulisem tooteosa, mis sai valmis ja see, kui hästi seda juurutatakse tootmises reaalselt tööle, et inimesed saaksid sellest maksimaalselt kasu, on võtme küsimus. Seega, kõik pommi kliendid, kes liituvad, neil on väga spetsiifiline fookus, et aidata teil see tööriist võimalikult kiiresti kasutusele. Ja sellepärast on mul hea meel, et Jaak meie liitus. Ja Jaak saab numbri #25 esilane. Ja ongi kõik, nädalraport number 3 on tehtud ja kui sul meeldis, pane like, kui sul tekib küsimusi, tekib ideid, pane palun kommentaari või kirjuta mulle otse ja tšau! Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses 100